Ja siis räägime tõesti COVID-19, nii nagu me oleme seda ka eelmisel aastal teinud ja natukene näitan statistikat, võrdleme ennast teiste riikidega, kus me siis täna oleme. Ja mis torkab silma siin vasakal pool üleval, graafik illustreerib praegu Baltimaad ja teatud Euroopa maad, mis siin ümberringi asuvad, kaasa arvatud ka Poola, Saksamaa ja Suurbritannia, Taani ja mida siin me näeme, et Taanis on päris korralik tõus. Seal on praktiliselt 100% omikroni levik riigis ja omal ajal siin veel 3 kuud tagasi Taani oli alati meie jaoks heaks kujuks selle kohta, kuidas inimesed ennast vaktsineerivad, et kuivõrd kohusetundlikud inimesed on ja seal tõepoolest on üle 80% vaktsineerimise tase, kui võtta kogu populatsiooni, ehk see tähendab seda kaasa arvatud lapsed. Ja meil on ta praegu 62%, nii et märgatav vahe olemas, aga samas Taani on praegu esikohal nakatumise osas. See tegelikult illustreerib väga hästi, et kuivõrd omikron lööb läbi vaktsineerimise, läbi põdemise ja kõik need kaitsemehhanismid, mis on siiamaani meil olnud toeks meile selleks, et me saaksime järjekordse lainega hakkama saada, et täna kahjuks ei tööta nii hästi. Ja see on uus reaalsus, millega me puutume kokku omikroni näol. Samas, mis torkab ka silma seoses omikroniga, siin on näha, et kuivõrd levinud see tüvi on erinevates riikides paremal pool all. Eesti on siin tagasihoidlikul positsioonil, aga pigem sel põhjusel, et Eesti ei edasta andmeid Hopkinsi ülikoolile ja siis nad lihtsalt avalikutest andmetest otsivad neid ja siis meie ei peegeldu sellel graafikul. Aga sisuliselt omikroni levikuga seoses torkab silma, et Taani, kus on väga jõuline nakatumine, reaalselt hospitaliseerimise vajadus on üsna tagasihoidlik, isegi madalam kui Eestis protsentuaalselt. Nii et me täna võime öelda, et omikron tõesti ei ole nii ohtlik tüübi, ma veel mõned slaidid pärast selle kohta näidan ja see annab meile üsna, ei saa öelda, et väga palju, aga teatud määral optimismi, et omikron võib olla see võluvits, mis viib meid sellest pandeemiast välja. Suremusega on sarnane pilt, suremus on igal pool langustrendis. Väike tõus on olnud Suurbritannias viimase nädala jooksul, aga ta on ka selline Eestiga võrreldav, ei saa öelda siin midagi väga tõsist ja tegelikult need numbrid on igal pool tagasihoidlikud. Nii et omikron, tema jaoks on klassikaline pilt väga kiire levik, jõuline, aktiivne nakatumine ja samas tagasihoidlik haiglaravi vajadus. Siin võib sellel graafikul, mis on Krista Fischeri poolt tehtud, võib võrrelda, kus me käisime sügisel. See on riskimatriks, mida kasutab siis ECDC paremal pool. See on riskimatriks, mida kasutab Eesti, mis on spetsiifiline Eesti matriks, mis oli omal ajal välja töötatud delta tüve jaoks ja oli adapteeritud Eesti reaalsusele, nendele lainetele, mis meil käisid, aga nüüd muidugi omikroni puhul ta ilmselgelt nii hästi enam ei tööta ja ilmselt omikroni jaoks ongi vaja uut riskimatriksit välja mõelda selleks, et ta oleks efektiivne. Kõik need värvid, need on juba muudetud siin praegu, et näiteks punane värv algab juba 2500-st ja jookseb edasi, see must piir siin lausa puudub. See kõik on tinglik, seda muudetakse sujuvalt praegu ja ausalt öeldes need riskimatriksid täna on hästi illustratiivsed pigem. Ei saa öelda, et nendest oleks super palju kasu.
lihtsalt annavad meile ülevaadet selles, et kus me oleme, kus me täna oleme ja kuidas me saame korrigeerida kuidagi meie elu lähtudes sellest, aga väga konkreetselt ei anna meile informatsiooni, mida me teeme homme. Ja siis nakatumiskordaja R. Täna on ta väga kõrge, 1,4 juures põhjaregioonis, 1,4 ja kõrgem kui 1,4 läänes, lõuna pisut madalam ta ida-regioonis ja vahepeal hakkas langema. Hakkasime isegi pisut lootma, et nüüd hakkab taanduma spontaanselt, aga mitte. Üldiselt praegu minu sisetunne ütleb ja see, mida me näeme praegu, kuidas levib viirus, on see, et ta levibki jõuliselt edasi sarnaselt Taaniga nii kaua, kuni subjektid saavad otsa. Ehk siis inimesed, kes peavad haigestuma, saavad otsa ja kõik põevad läbi või valdav osa populatsioonist põeb läbi. Ja siis lõppude lõpuks epideemia hakkabki vaibuma ja tekib kollektiivne immuunsus. Püsib ta jällegi nii kaua, kuni ilmub uus tegelane ja loodame, et see tegelane on nüüd viimane, aga see kahjuks ei saa olla väga kindel. Ja kus kohas kõige rohkem levib viirus praegu Harjumaa on juhtival positsioonil, kus elab ka kõige rohkem inimesi. Läänemaa, Tartu ja nii edasi nüüd ja hüppeliselt toimus tõus. Eelmisel nädalal, üle-eelmisel nädalal me olime siis teisel positsioonil, Läänemaa oli ees, nüüd Harjumaa on ees. Vanusegrupid, mis haigestuvad, torkab silma noorte inimeste ja laste haigestumine. Koolides on puhangud ja see on ausalt öeldes kõige suurem probleem praegu ka haiglate jaoks. Meil üldse tervishoiusüsteem on kriisis järjekordselt, aga seekord mitte sellepärast, et meil väga palju haigeid haiglaravil ja me peame täiendavaid voodikohti tegema, aga sellepärast, et personal haigestub. Ja näiteks meie haiglas tänase seisuga on, eilse seisuga iga päev numbrid muutuvad. Eilse seisuga oli meil 55 töötajat haigestunud ja umbes 60 on need, kes on potentsiaalsed lähikontaktsed. Lähikontaktsed, nad on täisvaktsineeritud, täiskeemiga vaktsineeritud ja tõhustusdoosi saanud, siis nad käivad ka tööl ja kasutavad respiraatoreid. 7 päeva kestab selline karantiiniperiood, kus nad peavad respiraatorit kandma. Ja kui tekivad kas siis mingisugused sümptomid, siis koheselt testitakse ja inimene läheb koju, elimineeritakse tööd. Aga 55 on haigestunud. PERH-is on peaaegu 150 töötajat on ära COVID-isse haigestunud. ITKis on ka umbes 80 ja nii edasi, et iga haigla on pihta saanud ja see on alles algus. Reaalne olukord võib olla selline, et meil paari nädala pärast kuni 30% personalist on haiged ja me juba eile põhimeditsiinistaabi koosolekul päris tõsiselt arutasime, et seda varianti, et haigestunud, aga vähe sümptomaatilised või asümptomaatilised töötajad võivad edasi töötada selleks, et toimipidevus oleks säilinud. Aga see on muidugi juba kokkuleppe küsimus, et töötaja ei pruugi olla nõus sellega mitte kuidagi. Et selline probleem on praegu tervishoiusüsteemis ja need lapsed, miks just haiglad saavad pihta, et meie õdede ja hooldajate lapsed on eelkõige ja on need nakkusallikad. Nakkus levib eelkõige perikondlike kontaktide näol või kaudu ja siis tänu sellele tuleb ka haiglatesse. Sarnane olukord, ma usun, teil ka ettevõtetes, ilmselt igal pool Eestis on praegu selline olukord ja need on need vanemad, kes on ka haigestuvad ja jõuliselt kasvab. Meid natukene rahustab veel see, et vanem populatsioon ei saanud veel pihta ja me suudame siin vastu pidada. Kui rääkida erinevatest vanustest, siin oli üks küsimus ka,
mis mulle laekus, milline on Eesti koroona surmade statistika vanuse gruppide lõikes, et see on praegu nakatumise statistika vanusegruppide lõikes. Üldiselt siin praegu näha, et prevaleerub noor põlvkond, kes haigestub eelkõige, aga kui me räägime surmadest, siis prevaleeruvad vanemad inimesed, 60 pluss inimesed, kes surevad ja nendel tavaliselt on, praktiliselt alati on olemas kaasuvad haigused, mis on esikohal nendel, kes surevad, on kasvavast haigustest, on rasvumus. Seda on kahjuks see väga mõjuv faktor, kui kehamassi indeks on kõrgem kui 40, et see assotsieerub suurema suremusega. Siis on astmaatikud ja kopsuhaiged, et nende suremus on eriti kõrge ja hüpertoonikud, südamepuudulikkuse patsiendid, vähihaiged, nende suremus on kõrge, aga tavaliselt kõik assotsieerub vanusega 60 pluss. Haigestuvad aga täna enamasti nooremad. Terviseameti prognoos korrigeeritakse iga nädal ja praegune prognoos, mis oli antud paar nädalat tagasi, tegelikult peab vett ilusti ja täiesti 100% realiseerus. Meil 2 nädalat tagasi Terviseamet lubas, et 6,500 nakatunut me näeme iga päev jaanuari lõpus ja tänased andmed seda kinnitavad. Ainuke asi, et võib-olla nägite esimesel slaidil, kus Soomes on järsk langus toimunud, mitte sellepärast, et Soomes nüüd taandus omikron, aga lihtsalt nad ei testi massiliselt, sest see kaotab oma mõtted, kui me jõuame ulatusliku epideemia tingimustesse, siis ei ole mõtet massiliselt testida populatsiooni. See on tohutu ressurssi ja raha raiskamine. Samas me sellega ei saa, selle informatsiooniga ega me suurt midagi teha ei saa. Milleks me testisime siiamaani, oli see, et Terviseameti epidemioloogid jälgivad neid kontaktseid ja haigestunuid, töötavad nendega individuaalkorras, see soodustab isolatsioonile ja siis selle haiguse levitamise piiramisele. Samas, kui me jõuame olukorda, kus on tegemist massilise epideemilise protsessiga, Terviseameti epidemioloogiad enam ei saa sellega hakkama, juba täna see on juba lõpetatud, nad ei helista igale ühele ja sisuliselt selline massiline testimine kaotab mõtet. Samas inimesed on nüüd tänaseks juba nii palju sellega harjunud ja nad nii palju sõltuvad testidest juriidiliselt, mis on omaette probleem. Et need tõendid, COVID-sertifikaadid, kui inimene ei testi ennast, siis ta ei saa sertifikaati, siis ta ei saa kohvikusse minna, ei saa üritusele minna. See kõik on omavahel seotud nagu surnud ring selline. Nii et nüüd järsku testimist lõpetada on ka triki küsimus, kuidas seda teha. Ja see on nüüd ülesanne poliitikutele, kuidas nad seda serveerivad. Aga ilmselgelt testimist on vaja mingil hetkel lõpetada ja aru pähe võtma, sest see on perspektiivitu tegevus, see on lihtsalt raha raiskamine otseses mõttes. Mis puudutab aga nakkuse levimust, siin on KERO-SERO uuring, mida viib läbi Tartu Ülikool erinevate koostööpartneritega koostöös ja sellel uuringul on nüüd tänaseks tehtud juba 23 lainet. Need lained on siis uuringulained, mitte COVID-lained. Ja selle viimase uuringulaine käigus, mis toimus iga kuu käib, praktiliselt või peaaegu iga kuu. Selle viimase laine käigus, mis nüüd oli toimunud jaanuaris, oli kokku hinnanguliselt sellel perioodil 12–24 jaanuar oli hinnanguliselt avastatud 35 000 positiivset inimest korraga Eestis. Tänaseks see number on juba kõrgem. Need andmed iga päev uuenevad ja siis muutuvad aina kõrgemaks.
Nii et nakkusohtlikud täiskasvanud 23 000, mis liiguvad ringi mööda Eestit igal pool ja sellega lihtsalt peab arvestama, et te ise saate kalkuleerida, mis on need riskid kohtuda positiivse inimesega kusagil avalikus kohas, töö juures, perekonnas ja nii edasi. Ja siis, kui me räägime, kes need patsiendid on, kellel tuvastatakse nii või naa siis viirus, siis need on nakkusohtlikud sümptomaatilised, mis moodustavad siin vähem kui 1/3, mis torkab silma nakkusohtlikud, aga asümptomaatilised. Need on circa 40% kogu sellest grupist. Võib-olla natuke vähem, aga väga-väga palju. Võrreldes deltaga, kus delta puhul oli meil enamasti circa 10%, aga siin on erinevad andmed, aga kindlasti vähem kui praegu. Hetkel praegu seda omikroni puhul on neid asümptomaatilisi eriti rohkem. Ja siis on jääkpositiivsed veel 1/3 võrra. Nii et selline pilt on praegu. Siis kui me räägime antikehadest, inimestest, kellel on antikehad veres, siis torkab silma, et ka nende inimeste arv pidevalt kasvab. Kõik need uuringulained, mis on siin läbi käidud, alates eelmise aasta algusest kuni nüüd selle aasta alguseni, et tänaseks nii-öelda immuunseid inimesi, kellel on antikehad sees, praktiliselt 83%, mis on päris suur number, väga hea number. Kahjuks probleem siis selles, et ega kõik need antikehad ei ole niivõrd efektiivsed omikroni vastu, sest need olid tekkinud delta vastu, Briti tüve vastu ja võib-olla ka Wuhani tüve vastu, aga tegelikult omikron ei hoolitse sellest ja omikron teeb oma asja ära. Nii et täna me ei saa öelda, et see 82-83% on number, mis tagab kaitset. Mitte mingil juhul, et omikron sellega nakatuvad need, kes on nende hulgas ka ilusti. Vahet ei ole. Tänased andmed, nagu ma ütlesin, et Terviseameti prognoos realiseerub, et tänased andmed on nüüd lisandunud 6238 positiivset juhtu eilse ööpäeva jooksul. Me testime aktiivselt edasi praegu, siis number praegu pidevalt kasvab ja torkab silma positiivsete testide osakaal on juba 50%. See tähendab seda, et iga teine inimene, kes tuleb testimisele, on positiivne. Ja sisuliselt reaalne number, kui palju neid inimesi, kes on positiivsed, võiks ringlema Eestis. Nagu seal oli näidatud, siis eelmise nädala andmeid 35 000 või midagi sellist. Ma täna pakun, et see realistlik number on 5 korda kõrgem kui see 6000. 30 000 päevas võib-olla on neid positiivseid inimesi, kes ringlevad, aga omikroni puhul see isolatsiooni periood võiks kesta 7 päeva ja siis võite korrutada, et siis te saate teada, kui palju neid füüsiliselt on. See on niisugune oletuslik. Siis kui me räägime, kui palju omikron levinud on, siis võrreldes deltaga ta prevaleerub peaaegu 90% omikroni levik seisuga 24. jaanuar. Aga samas delta väga levinud vanemate inimeste seas, 85+ inimeste seas ligi 30% nakatunutest on nakanud delta tüvega. Eile Põhjameditsiinistaabis Lääne-Viru kolleegid näitasid oma andmeid ja seal torkab silma, et Lääne-Virumaal on delta tüve levi on circa 45% täiskasvanute inimeste seast. Ida-Virumaal on circa 35%. Et see väga-väga erinev regiooniti. Et delta siiamaani ringleb ja delta tekitab päris palju pahandusi endiselt. Ehk siis inimesed, kes deltaga on nakatanud, satuvadki rohkem haiglasse ja surevad kahjuks.
Nii et võrreldes Omikroniga Delta on ikka raske tüvi ja keeruline ja see endiselt teeb pahandusi Eestis. Nii et me täna ei saa rääkida sellest, et okei, et siin mõned hääled olid juba, et umbes kõik piirangud maha ja et elame, naudime seda Omikroni ja lihtsalt võtame vastu kõik, mis tuleb. Me täna ei saa veel seda teha, see on ohtlik. Inimesed hakkavad deltasse surema ja kui me totaalsed piirangud võtame maha. Nii et ma täna olen ikkagi selle suhtes skeptiline, et mingid piirangud saaks veel lõdvemaks teha. Et suremus meil püsib ühel samal tasemel enam-vähem. 24 inimest surevad nädalas. Need inimesed, kes surevad, on kõik komplitseeritud, kõik tüsistunud patsiendid raskete kaasuvate haigustega. Seda võin kinnitada meie haigla näitel. Kui täna näiteks raporteeris nakkus kliiniku valvearst. Eilse valve jooksul suri meil 2 haiget nakkuskliinikus ja mõlemad olid kõrges vanuses inimesed, multimorbiidsed, see tähendab seda, et mitu erinevat rasket kaasuvat haigust olid nendel ka. Ja nende prognoos elule võis olla ilma COVID-ita, võib-olla aasta või 1,5, aga COVID kiirendab lihtsalt seda protsessi ja nii ta on. Nii et surevad vanemad inimesed, kellel on rasked kaasuvad haigused. Haiglasse tuleb mõõdukalt uusi patsiente. Ei saa öelda, et me nüüd oleme ülekoormatud. See on nüüd saldo, mis näitab, kui palju tuleb sisse, kui palju välja, kaasa arvatud surnud patsiendid ja siis see punane kõver illustreerib seda, kas me oleme saldoga plussis või miinuses. Me täna oleme väikses miinuses, et liigume allapoole ja ei saa öelda, et haiglad on ülekoormatud. Ka see kõver näitab seda, et meil võrreldes deltaga, siin on siis Briti tüvi, siin on delta tüvi ja siis see on nüüd Omikroni tüvi, Omikron koos deltaga, mis praegu meil eksisteerib selline kokteil ja siis me näeme, et hospitaliseeritakse tunduvalt vähem inimesi võrreldes eelnevate lainetega ja samas nakatumine progressiivselt kasvab. Nii et täna pilt on selline, et me võime arvestada sellega, et haiglad töötavad suhteliselt stabiilse koormusega, aga samas nakatumine kasvab. Ja see on meie Lääne-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna koormus. Siin on need positiivsed haiged, siin kuupäevad läks valesti kopeerimine mul, minu viga, et need on kuupäevad nädalate kaupa võetud, see on nüüd viimane nädal praegu ja et näha viimase 2 nädala jooksul meil kasvas kohe 2-kordselt positiivsed haiged visiteerimine erakorralise meditsiini osakonnas, et neid me näeme aina rohkem. Ja haiglaravi vajadus on tagasihoidlik, nagu ma ütlesin, siin mingit erilist muutust ei ole. Kui me räägime nüüd vaktsineerimisest, siis viimased andmed, mida Krista Fischer pani kokku ja mis illustreerivad seda, kuivõrd efektiivne tänaseks vaktsineerimine COVID-19 vastu, Omikroni vastu on siin. Ja muidugi kõige rohkem nakatuvad endiselt vaktsineerimata isikud, kellel ei ole mingit kaitset, need nakatuvad kõige rohkem. Samas, mis torkab silma, et nakatuvad need, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud, aga need, kes ei ole veel saanud tõhustusdoosi. Ja siin on hästi palju neid inimesi, kes said endale teise doosi suvel, ja arvasid, et nüüd ma olen kaitstud, sest sertifikaat ju töötab edasi, kõik on hästi, kuhu mul on kiired, ei ole kiired ja elavad rahulikult edasi. Et need tegelikult ei oma olulist kaitset ja sellega peab arvestama. 1 doosiga vaktsineeritud ja pooleli, see on huvitav fenomen, et need on enamasti värskelt vaktsineeritud ja sellepärast on väiksem see tulp võrreldes täis
skeemiga vaktsineeritud inimestega. Need on värskelt kaitset saanud ja sellepärast nendel on tulp väiksem. Siis on põdenud ja vaktsineerimata on umbes sarnases olukorras. Aga mida me oleme nüüd juba näinud ka haiglas oma kolleegidel, nakatuvad ka need, kes on 2 kuud tagasi läbi põdenud värskelt ja nad on põdenud deltad. Nüüd nad saavad omikroni ja jälle haigestuvad. Nii et nagu klassikaline selline tavapärane ja endeemiline viirusnakkus nagu adenoviirus näiteks, mis muteerub pidevalt ja inimene saab uuesti ja uuesti nakatuda isegi ühes hooaja jooksul. Ja siis on need, kes on tõhustusdoosi saanud, nende kaitse on tänaseks ikkagi kõige tõhusam, aga see kõige tõhusam on circa 2,5 korda tõhusam kui vaktsineerimata inimestel. Ja saa öelda, et see on mingi totaalne kaitse, et kui ma eelmistel meie kohtumistel olen näidanud, et kuivõrd efektiivne läbipõdemine pluss vaktsineerimine, nii nagu näiteks see tulp oli delta puhul, on kõige efektiivsem, 400 korda oli ta efektiivsem võrreldes vaktsineerimata isikuga. Ja täna seda väita muidugi ei saa. Omikron muutis seda maailma totaalselt. Meil on hoopis teine olukord praegu ja see on hoopis teine viirus, teise struktuuriga, selle ogavalgu struktuuriga ja tema ei hooli sellest, kas me oleme vaktsineeritud, põdenud deltat või Wuhani tüved, seda enam ja nii edasi. Ja siis siin on pilt, mis näitab seda, et kui palju inimesed nakatuvad ja vastavalt sellele, kas on nad juba varasemalt läbi põdenud haigust ja torkab silma, et nad nakatuvad jõuliselt siis, kui omikron hakkas siin levima. Et siin oli veel omikroni algus, see on detsember ja siin on juba omikroni, ütleme, maailm, kus me praegu oleme, jaanuaris 22, siis siin on näha, et ka need, kes on 60 päeva eelmisest nakatumist omavad, et nad juba nakatuvad. 2 kuud ja palun väga, inimene jälle haigestub. Enamasti haigestuvad need, kes olid läbi põdenud delta tüved. Samas vaktsineerimata inimesed enamasti ikka endiselt satuvad haiglasse ja varasemalt põdenud, aga vaktsineerimata ka satuvad haiglasse. See kontingent moodustab suurema osa protsentuaalselt ja siis need, kes vaktsiinikuur lõpetatud, aga ei saanud tõhustusdoosi. Nad on 3. korral tõhustusdoosiga vaktsineeritud, on viimasel kohal. Nii et praegu kindlasti võib väita seda, et tõhustusdoos on kõige efektiivsem vahend selleks, et kaitsta ennast raske põdemise eest ja surma eest omikroni puhul. Et kindlasti soovitan seda teha, aga samas need, kes on meil haiglaravil täna, ma usun, et paljud nendest on siiamaani nakatunud ka delta tüvega, et seda ka ei saa väita 100% ja kindlalt teha omikron versus delta. Ja siis siin on ka vanusegruppide kaupa võetud vaktsineerimata inimesed, vaktsiinikuur lõpetatud, roheline tulp ja tõhustusdoosiga vaktsineeritud. Nii et siin on ka näha vahet inimestel vahel ja kindlasti väitame seda, et vaktsineerimine on efektiivne tõhustusdoosiga. Siin on näha, kes haiglasse satuvad, kellel tõhustusdoos tehtud, siis ka vanemad inimesed, siin küll tekib väike number, aga tegelikult need on üksikud haiged, kes tõhustusdoosi saanud haiged satuvad haiglasse. Tänaseks on see kõige efektiivsem meede selleks, et ennast ära kaitsta. Ma pean ütlema, et kuna see maailm muutub nii kiiresti, siis ma ei välista, et juba 3 kuu pärast või 2 kuu pärast ma räägin midagi muud, aga täna pilt on selline. Ja nii ta ongi, et see pilt muutub väga kiiresti. Tänaseks immuunprofülaktika ekspertkomisjoni soovitused vaktsineerimise kohta on sellised, et kui
novembris me rääkisime sellest, et 5 või 6 kuud peab mööduma peale viimast vaktsiinikuuri, siis nüüd me räägime juba 2 kuust või 3 kuust. Et kui inimene on Jansseniga vaktsineerinud ennast, siis tõhustusdoos võiks olla tehtud 2 kuu pärast peale Janssenit. Janssen on üsna nõrk vaktsiin ja Omikroni puhul on ta eriti nõrk. Ja siis, kui me räägime teistest vaktsiinidest, siis on 3 kuu pärast. AstraZenecat me Eestis ei kasuta praegu, see tegelikult ei ole aktuaalne, aga Pfizer, Moderna 3 kuud ja peale teist doosi ja saab teha juba tõhustusdoosi. Ja siis, kui tõhustusdoosina, mida valida, siis kasutada eelkõige Pfizerit, Modernat. Erandjuhtudel võib teha ka Janssenit, aga see on tõesti erand. Ja siis nende kohta, kes on läbi põdenud, siin on ka soovitused olemas, millal tõhustusdoosi teha. Siin on ka võimalik juba peale läbipõdemist, kui inimene sai 1 doosi 6 kuu pärast, siis järgmine ehk siis tõhustusdoos tuleb nüüd järgmiselt 6 kuu pärast, 6. kuul alates viimasest vaktsineerimisest. Nii palju siis sellest, aga aitäh.